Eesti Panga kevadprognoosi järgi on sel aastal oodata eelmisest aastast suuremat hinnatõusu ning 6% hinnatõusust kolmandik on maksude tõttu. Riigieelarve kontrolli erikomisjonile minnes ei nõustunud Mart Võrklaev, et valitsus hinda kehtestaks, veel vähem tõstaks. Mis meil hinnatõusu veab, on tegelikult palgakasv. Ehk et tegelikult meil palgad kasvavad päris kiiresti, need omakorda tekitavad survega hindade tõusuks. Konjunktuuriinstituut elab teistsuguses Eestis. Lähtume konjunktuuriuuringust esimene kvartal, siis tarbijabaromeeter näitab meile seda, et tarbija, ma ei taha öelda tootab, vaid näeb ette veel kiiremat hinnatõusu, kui see on olnud seni, kui võrrelda seda siis möödunud aasta esimese kvartaliga. Siis majanduslik toimetulek peredel on halvenenud ja nende inimeste või nende perede osakaal, kes enam jooksvate kulude katmisega jooksvatest sissetulekutest ei saa toime, nende arv suureneb, on jõudnud 20% peredest. Minu hinnangul võib see olla aasta teisel poolel 25% isegi. Valitsuse esindajad on kritiseerinud Konjunktuuriinstituuti, et too näeb tulevikku alati mustemates toonides, kui on tegelikkus, ning valitsuse pressikonverentsidel tuuakse iga nädal sõnumeid, kuidas majandus on pöördunud kasvule. Mina valitsuse pressikonverentsidel ei käi, aga konjunktuuriuuringule vastavad siis umbes 1000 tarbijat. Nii et meil on selline paneel, või valim, kes siis hindavad oma majanduslikku olukorda ja niimoodi on see hinnang antud. Võrklaev lubab, et isegi kui hinnad kasvavad, siis palgad kasvavad kiiremini veel. Aga kui me vaatame seal kõrval palgakasvu, pensionite kasvu, siis need ületavad siis hindade kasvu, ehk et inimeste ostujõud reaalselt paraneb ja seda toetab ka omakorda siis veel intresside alanemine, mis nüüd on juba siin üle aasta toimunud. Siiski prognoosib nii Eesti Pank kui Rahandusministeerium, et reaalpalk ehk palgakasv miinus hinnatõus väheneb. Eesti Panga hinnangul tõotab tulla selle aasta hinnatõus Euroopa Liidu suurim ja see tähendab seda, et netosissetulekud nii pensionäridel kui palgasaajatel vähenevad ja see tähendab seda, et see vähendab ka sisetarbimist ja sellel on kahtlemata negatiivne mõju ka majanduse taastumisele. Majanduskasvu prognoosivad sel aastal Eestile siiski kõik prognoosijad. Mitte suurt, aga pärast 2 aasta pikkust langust abiks seegi. Kuidas mõjub majandusele hetkel pausile pandud tollisõda USA ja muu maailma vahel, on muidugi hetkel veel täiesti teadmata.